See on meie kuuja. Me ei ole ühtegi küsimust vaadanud, millele vastama Me hakkame. oleme mingi 5 küsimust vaadanud. Sa oled vaadanud või? Ma näitasin. Järgmised 2,5 tundi olete meiega. Kas ma võin ära minna? Ja ma pean üksinda vastama. Meil tegelikult enne, kui me alustame, Peep Saar ka, kes meid paari paneb, täna esitas meile küsimusi Zoomi vahendusel. Ja päris tore oli. Näiteks küsis mu käest, et mis mul Malju juures esimesena silma jäi. Ära vasta küsimustele, kui meil raudselt tuleb see küsimus. Arvad, meil on 40 miljonit. Ma tahtsin seda nalja teha lihtsalt, et sa ütlesid sama, et naiselik. No, vaat nüüd on. Suumunnid. Teeme uue elus alguse enne. Ei, me ei tee. Ma lõikasin siit osa asju välja. Ära lõika välja, lihtsalt paneme selle niimoodi üles, nagu see on. Ma ei viitsi aega kulutada. No, nii. Paariteraapia on teil nüüd läbi. Kas oli kasulik või on peale seda veel olnud tahtmist sõrmest visata? Me paar korda tegelikult jäi käimata. Jah, me käisime 3 korda või? Jah. Või 4, ma ei mäleta. Aga ei ole olnud rohkem tahtmist ja ausalt öeldes nüüd on üldse nimelik mõelda, et meil üldse mingi tüli oli. Või see tundub nii yesterday kuidagi. Ma üldse ei saanud aru, et sa sõrmuse lausa ära tahtsid visata. Ma ei tahtnud ära visata. Või noh, ma andsin sinule selle. Sa andsid selle viisakalt mul tagasi. Ma arvan, et see on nagu... Ei ole tahtmist olnud, jah. Polnud siiski, aga noh, tead. Jah. Kas käite tasuta Prismas shoppamas või maksate oma ostukorvidest ise? Väga hea küsimus. Ma pean ütlema, et see on suht siuke 50-50. Et meil on loomulikult Prismaga koostöö ja meil on teatud summa krediiti, mida me saame iga kuu kasutada. Aga ma pean ütlema, et me kulutame rohkem Prismas raha, kui see krediit on. See on elu parim koostöö, kulutame rohkem, kui saame. Ei, aga Prisma on lihtsalt kõige parem pood. Prismas ostame kõik asjad Prismas, siis ma ütlen, et kui me mõtleme selle summa peale, mis ma Prismalt selle koostöö eest saan, siis ma arvan, et ma jätan selle kõik poodi tagasi. Ja, on küll, jah. It's fine, aga mul on hea meel, sest I love Prisma. Ja, Prisma on best. Kui palju on pulma eelarve, palju pulma kogu maksumus on? Eelarvet ei ole. Mingi 15+ on rahulikult vist läinud juba või? Midagi sükest. Catering oli 7,5. Fotograaf oli alla 2. Ma tema unustasin juba ära. Bänd 3. Tehnika 2,5. Siis tilulilud, kõik asjad seal oli mingi... No vaata, meil on see asi, et meil on päris palju asju nagu selles suhtes mingis osas koostöö, aga ma ei kujuta ette, et nagu kui ei oleks, siis ma ei taha teada palju kõik need asjad oleks maksma läinud. Siis oleks ka õuna pool läbi ellunud. Jah, ja oleks veel rahul ka olnud. Ma ütlen ausalt, et ma kokku ei kavatse lüüa mitte kunagi, mis see kõik maksma läks ja I will never know. Ja. Kas taskusõbrannade laiali ma ei oska rääkida. Kas taskusõbrannade laiali mineku teemal olete mingit kossi saanud? Kahjuks ei ole. Aga see oli šokk meile mõlemale, siis me kuulasime neid autos sõites. Ma tean, et Kristina on tavaliselt nagu irooniline, aga meie päriselt Märten kuulas minuga alati koos. Ja me arvasime ka, et neil tekkis mingi tüli ja ma oma tütrega ka arutasin seda, kes kuulas neid. Ja Pellu arvas ka, et neil oli tüli. Neil ei olnud tüli, sest et nad pärast seda, ma jälgin neid ju Instas. Nad käisid koos mingi üritustel, mingid asjad. See oli mingi nädalaid hiljem või? Ei olnud. Ma ei usu, et neil tüli oli. Ma arvan, äkki neil on muud teha paremat. Kui taskusõbrannasid. No ma mõtlen, et see ju toonud ju, ma arvan, neile super palju raha sisse, et äkki tulid mingid projektid, mis rahaliselt olid kasulikumad ja mis iganes. Kuidas teil on paarina korraldatud finantsid, kas peale pulmi muutub midagi? Ei muutu mitte midagi, sest et kõik asjad on koos, me teeme kõiki asju koos. Kõik muu tööasjad tulevad läbi tänu Märteni. Pealegi, kui Märtenit ei oleks, ma ei teeks vist üldse midagi. Märten vahepeal peksab mind. Hakka tööd tegema, pane riidesse, palun teeme riilsi. Pluss mingid asjad ongi niimoodi, et ma tahaks teha mingid suuremaid projekte või mingid natuke jutumärkides ägedamaid, mis nõuavad rohkem pingutust, aga Malju ei viitsi neid teha. Malju ei tee. Ja meil on kõik väga tore. Ma ütlen ausalt, meil see kuidagi klapiga toimib. Hästi. Aga keda veel huvitab, siis me tegime lahusvaralepingu. Siis kõik raaksuvad, tee lahusvaraleping. Me tegime, iga mõistlik inimene, kus juures üks advokaat, TikTokis nägin, üks, kes teeb neid sadu ja sadu lahusvaralepinguid on sõlminud. Ja ta ütles, ainult 5 klienti on lahutanud, kes on teinud lahusvaralepingud.
nii et no üldse ma ei usu, näed. et see nüüd sellest ole. Ei, aga see näitab, see on nagu real shit inimestel. Okay. Mis te arvate Palja Porgandi suurest murest, et kui tema mees joob, siis ei suuda ei magada ega eksisteerida ilma meheta? Milline draama? Tundub väga kontrolliv naine. Lihtsalt ei tahtnud, et mehel ka tore oleks. Ma ütlen ausalt, tal on endal hästi-hästi suured... Sa arvad, et tal endal? Räägime normaalselt. Sa arvad? Sa ei saa öelda, tal on, vaid sa arvad, et tal on. Ma arvan, juriidiliselt räägime. Juriidiliselt korrektselt. Sa ei saa öelda teise inimese, sa ei saa sõnu suhu panna, sa võid arvata. Jah, aga need on mingid, mis need nimed on, vaata? Ebakindlused. Ja need on lihtsalt ikkagi, tal on enda mingi vajaka jäämised, võib-olla siis lapsepõlvest või kuskilt ja siis ta on võtnud see mees täidab talle mingid, ma ei tea, olgu siis ema või isa või kelle iganes rolli kuidagi ja ta kardab seda ilmajäämist ja üksi olemist ja nii edasi, ma arvan isiklikult. Et kui sa õhtuti värised, et su kaaslane on väljas või ta kaaslane on teda huianud, on teda petnud, vahele jäänud, usaldus on ära tapetud ja siis hakkabki see hirm. Ma olen ka seda hirmu kogenud. Ma räägin teile ühte kossi, ärge kellegile rääkige, et mulle kirjutas üks follower, kes ütles, et ta oli ühel peol koos selle naisterahvaga ja tema mehega ja seal peol see tüüp oli kõikide teiste naistega, paljude teiste naistega juttu rääkinud või ma ei tea, mida teinud niimoodi, et see naine hakkas seal peol nutma ja siis nad läksid koos minema, et võib-olla seal on äkki mingisuguseid, ma ei saa öelda petmisi loomulikult, aga võib-olla seal on nagu, et vaata mõnikord on see, et keegi on lihtsalt armukad, aga mõnikord selle taga on see, et keegi juba on sind huianud, nagu sa ütlesid ja siis tekib ka see, et oota, miks sa seal oled, mida sa seal teed, on ju. Ja siis on see õigustatud, selles suhtes, et parem mine lahku ära siis juba tegelikult vaata. Samas tema meelest on ka porno vaatamine, pikku panemine, petmine, nii et tead. Vaata, ma ei saa teise inimese kohta tegelikult midagi rääkida, see on lihtsalt see, mis kuvandi ta võib-olla endast loonud on. Kuigi ma pean ütlema, mulle ka ei meeldi ilma Märtenite magada, ma vist olen seda 3 korda. Okei, kui me olime nädal aega Kristinaga ära, siis ma olin ka reisil. Aga vaata, siis oligi see, et sa olid ise ära ja mina olin nii-öelda ootaja rollis. Ja siis nüüd vaata, kui mul oli, sa räägid, et sul oli tore olla, et sa olid oma sõbraga koos ja tegid midagi, mitte sa ei oodanud mind koju, kes oli oma sõbraga koos. Sest vaata, temal ongi see point, et tema istub üksinda kodus ja ootab seda inimest koju. Nojah. Tead, ma just täna mõtlesin, et huvitav kaua neil asja saab, aga tead, ega me ei saa seda iial teada. Ma arvan kahjuks, arvan, et see tundub natuke siuke mingi meeleheite lüke ka, et nüüd äkki ruttama abielluda ja nii edasi. No see Porgand on juba aega päris meeleheitlik olnud, aga tead, kahju igal oma, kui see meeleheite aitas tal mingi mehe lukku saada, palju edu ja õnne neile mõlemale. Juudal on seda, ma lihtsalt ütlen, et Juudal on seda kogemust vaja oma ellu siis, et üks päev ta kindlasti ei võta endale enam sellist kaasast, kelle äraolekul ta muretseb ja kõrdi kassib ja magada ei saa. Kes on meie unistuste koostööpartner? Tead, naljakas on see, mul muidu kunagi pole olnud, aga ühel hetkel vaata, ma hakkasin ütlema, et ma tahan Prismat. Ja ütlesid. Unistuste koostöö ja näed, saime. Jah, Prisma on väga äge, lihtsalt sellepärast, et meile mõlemale väga meeldib Prisma. Ja mulle tegelikult on meeldinud teha nende suurte brändide jaoks ka Reelse. Sest see on see asi, et kui sa oled natuke siuke nagu reklaami inimene või sul meeldib siuke asi, siis suur bränd on nagu mingi vana meedia teema või siuke vibe minu jaoks ja äge on teha, ma ei tea, olgu see siis Estrella või mis iganes nende jaoks töid ja siis, et nemad nagu kinnitavad ära ja ütlevad, et see sobib. Kas Lintmal lihtsalt lasigi teid üle? Jah. Pani Üllarisse. Ei nagu selles suhtes, et meil ei olnud otseselt mingid lepingutega midagi. Jutt oli, et teeme koostööd, nad ütlesid, davai, tulge sinna salongi ja siis nad kunagi enam ei vastanud, nii et võib öelda, et jah. Aga üldse palju võib-olla inimesi huvitab, mind ennastki, ma ju ei tea, vaata. Üldiselt ei tee, ainult väga suured brändid või suured agentuurid tahavad suga lepingu teha. Ülejäänud ongi kirjavahetus, jah, davai, me teeme Reelsi valmis, paned ära. Tegelikult seda lepingu asja on viimasel ajal rohkem tulnud, aga ma pean ütlema, et enne nagu küll ei olnud nii väga. Aga suuremad, tegelikult ei ole isegi suuremad, see oleneb võib-olla agentuurist või no ikkagi agentuur. Palju agentuuridega koostööd teinud. Kas usute, et vananete koos? No me vananeme iga päev, nii et... jah, mina küll usun seda, jah. Keegi on öelnud, su juukse pikendused ei sobi su juustega. Aitäh sulle, kes... Kas Mallu juuksed langesid välja peale lapsi või need alati sellised hõredad olnud?
Need on alati sellised olnud. Ma arvan, et muidugi lapsed võib-olla ka mingil määral mõjutasid, aga ma olen ikka alati olnud siuke 2 karva ja ma ei tea, mis ma tahtsin öelda, 2 karva ja kuse lambist. Aga noh. Kas see külaliste suhtes veidi lugupidamatu pole öelda, et ei viitsi kutseid saata ega teha? Aga kui keegi leiab, et see oli hästi lugupidamatu, siis ära tule. Jaa, ära tule, anna ruttu teada, sest need on veel, kes tahaksid tulla. Ja. Et kui on, siis on, ma ei tea. Minu sõbrad on, tähendab, meie sõbrad on ülinormaalsed inimesed ja nad teavad meid piisavalt hästi. See oleks olnud maailma ime, kui meil oleks kutset tulnud. Mul ema veel küsis ja lõpus ka loobus sellest, et ta teab, et ain't happening. Mis ma sinna kutse peale panen? Sa tead, kuhu tulla ja mis kell tulla muus osas küll sa koha peal näed. Ega sa mingi võõras ei ole mulle, et sa pead paberi pealt vaatama. Sa saad küsida mu käest, me suhtleme. Ja. Kui vanalt panite oma lapsed lasteaeda ja kas neid oli kerge või pigem lihtne sinna jätta? Minu lapsed ei ole enamus lasteaias käinud. Minu tütar, kõige esimene laps on. Jott on käinud lasteaias, elu sundis lihtsalt, eks ole. Aga teine läks lasteaeda, ta oli äkki 3, 4, 5 kuskil seal, hästi hilja pani, sest ta sai kodus olla. 3 ei ole väga hilja. Ei, siis ta ei olnud kindlasti lasteaias, sest siis vend sündis tal ka. Ja. Aga panime hilja, käis eralasteaias Pärnus ja hiljem läks tavalasteaeda. Ja siis viimased lapsed nüüd käivad lasteaias, jah. Aga varem ka mingi üksikud kuud olid korra proovinud ja kuna oli võimalus, et nad on kodus ja ise lapsega tegelesid, käisid igal pool, siis toimis. Mina olen alati olnud suhtumisega fuck those kids, nali, aga ma olen pannud ikkagi lasteaeda. Mari, Lende ja Marta kõik käisid samas laste ja Sõlmes, kus nad läksid siis ütleme 2-aastaselt. No vaata, kuna ma olen ise ka või Kardo ka, me olime mõlemad kodus, siis jah, nad käisid seal, aga kuna kogu aeg väiksed lapsi tuli peale, siis juba ainult sellepärast, et see väikeste ja IT-majandusega koos tegeleda oli nagu Mission Impossible. Aga kindlasti võrreldes tavalisega nad said palju rohkem neid vabu päevi ja selliseid asju, aga nad ikkagi nagu käisid. Ja ma ei mäleta, võib-olla alguses korraks oli nagu raske jätta, aga mul lapsed nagu harjusid väga kiiresti, et ei olnud nagu probleem. Kas keegi kass võiks lõpetada selle? Aga praegu ka ega Marta päris tihti küsib endale, et kas ta saab kojujäämispäevi ja kuna meil on see 50-50 jaotatud, siis see on jumal okei. Teised lapsed on ka siin. Ja siis me saame enda asju nagu nii teisel nädalal nii-öelda teha, kui meil on nagu mingid tööasjad ja kui on laste nädal, siis on nagu nii rohkem keskendume neile. Jah, et järgmine aasta läheb kooli küll ja siis peab käima praegu kasutama juhust, et ei pea. Mida Märten sellest arvab, et Malju trennis ei käi? Mitte välimuse, vaid pigem just tervise pärast ei tunne muret. Oh my god, kes see kratsib mu jalga? Vaatab ju mugavalt. Ma mõtlesin, et sa tunned nii suurt muret, et sa oli oh my god, ma olen oodanud, et ma saaks sellest rääkida. Jumal tänatud, see küsimus tuli, aitäh teile. Ei, ega ma ise ka ei viitsi nii palju trennis käia, aga tervis on oluline muidugi. Tervise pärast hakkab muretsema siis, kui tervis on kehva. Aga mina ei saa sundida teist, ta on täiskasvanud inimene, ta ise teab, mis ta teeb. Ma tassisin multsi üks päev. Ja kus juures teate, kui äge on vaadata, Malju on nii palju õues, ta teeb füüsilist meeletult. Et see aasta 8 kuud, mis me koos oleme, ta ei ole elu sees nii palju värske õues olnud. Kui tihti saate olla vaid 2 nii, et teiega pole ühtegi last? Videodest tundub, et ei saagi. Ma arvan, et me võib-olla filmime äkki vähem, kui me oleme 2, sest meil on nii nagu väsimus peal sellest lastenädalast ja kui me vlogime tihedamini, siis see nagu väsitud tegelikult täiega ära. Aga tegelikult meil on ju nädal ja nädal. Ainuke erinevus on see, et kui meil on see vaba nädal, siis üks päev mu lapsed ikka tulevad. Et näiteks praegu meil on laste vaba nädal, aga homme tulevad lapsed ikkagi, minu lapsed siis. Et saame ikkagi piisavalt. Kas Märteni proposal sõprade ees polnud awkward? Ma oleks maa alla vajunud. Ei, see oli väga armas. See oli väga-väga armas. Mis ma oma parimate sõprade ees maa alla vajun? Are you crazy? See oli väga romantiline. Mulle väga meeldis. Kas Malju ongi päriselt nii carefree või tunned vahel häbiga? Tahaks ka selline olla. Mina ei tea, minu oled ikka väga carefree. Ma näen sind nii palju tegelikult. Ma häbi tunnen. Ma tean, millal sa häbi tunned, aga seda me ütle. Siis kui ma veerulasin ükskord. Siis jah. Siis ma tundsin küll läbi. Ja see oli põhine see, et mina ei pannud tähelegi, ise reitsid ennast. Ta valetab, et ta ei pannud tähele. Ei pannud päriselt. Nii, kas teil tuleb pulma videograaf ja kas see pulma video tuleb ka siis teie YouTube'i vaatamiseks? Minu väike vend, kes on maailma tuntud
operaator. Jaa, sest ta võitis tegelikult Inglismaal ühe auhinna just mingi. Filmivõistlusel. Rikki teeb meil suurt kunsti ja Rikki lubas, et ta teeb meile pulmavideo ja külde seda ka näete. Kas lapsed saavad aru, et emme on kuulus? Ma arvan, et eks nad, nagu Marta on rääkinud, et lasteaias teised on öelnud, et nad on YouTube'ist näinud teda või mind ja telekast on nagu näinud. Ja nad teavad, et vaata, ma võitsin selle auhinna. Oi, nad olid väga happy. Aga ma arvan, et nad ei mõtle, et see on nagu kuulus. Ei, jah, ma ei usu. Ma arvan, et see ei ole nende jaoks nagu, et et ta on nii famous. Ma arvan, et seda nad nagu ei arva. Ma arvan, et nad lihtsalt on mingi et keegi teab. Ma ei mõtle, vaata. Aga noh, inimesed ikka teavad teisi inimesi. See võib nende jaoks ei ole suur asi. Teiste rahakotis ei sorita, kuid siiski videodes tundub, et Mallu kogu aeg maksab ja kas sellepärast huvitab, kas teil ühine rahakott või eraldi rahaasjad. Ma ei maksa alati. Ma täna just poest tegin nalja, sest mina filmin. Siis jah, mina olen maksnud. Ja sellepärast see tundubki, et kui ta filmib, siis on niimoodi. Aga kes poes käib, see maksab ehituspoes. Minu meelest tavaliselt, kui me käime poes, siis sina maksad ikkagi. Jah, välja arvatud nüüd, kui me Prismas käime. Jah, tavaliselt on niimoodi, kui me käime restoranides, mina alati maksan. Kui me käime toidupoes, ka väga tihti mina maksan. Kui Mallu käib üksinda kuskil, ma ei tea, ostmas endale asju, siis ta... siis oleks imelik, kui sa maksad. Siis ta ostab neid endale ise. Ehituspoes käime, siis on Mallu arve väga tihti ikkagi. Ja sest Mallu ütles kohe, et maja on tema oma kõik ja tema ehitab ja it's fine by me. Aga üldiselt, ma ei tea, me kuidagi oleme hakkama saanud, jah? Ma ei tea, minu meelest see on nii... Mulle tundub ka, et kuna see on nii nagu... pohhui või et nagu see on nii ühine, et siis ei ole erilist vahet, kes seda kaarti parasjagu kusutab. Ma mäletan seda, kuidas mind ükskord ajas jumala kettasse see, kui ma ei mäleta, kus sa käisid mingi raadiosaates või telesaates mingi vend oli, et kas mees käib sinu kaardiga siis poes, toidupoes. Ma ei mäleta, kes see vend oli. Siis ma olin küll nagu kole shut the fuck up, et ma kuradi oma lapse emale kandsin rohkem raha tõenäoliselt iga kuu, kui sa palka saad. Aga see oli minu ego, mis niimoodi rääkis. Et jah. Nii, kas Mari tuba ka näitad? Ma näitan kindlasti, aga Mari tuba ei ole veel valmis. Või nagu ma ei ole seda veel sättinud nii paika ja ma ei ole tahtnud veel näidata. Üldse vaata teisel korrusel ma ei ole, ma olen osasid tube näidanud, aga kuidagi, muidu see pidi meie sinna korvi minema. Oi. Aga ma lõikan siit ära, siis keegi ei saa aru. Paneme selle korvi, ära midagi muud puutu. Sa võid süüa nüüd seda. Kas on plaan kunagi mingi taluhoone stiilis elamine ka osta suurema krundiga? Muidugi, farm, kurat. Mitte lähiajal. Ei ole, jah. Aga kui elaks korteris, siis kindlasti. Ei küsi, vaid kiidan. Mulle meeldib sinu külm närv seoses pulmadega. Samal ajal kui üks teine influkas saab pasanteeria. Loodan näha 10 aasta pärast veini avamist. Veini avanemist. Nii. Mis Marimellide tähelepanu Janusest draamast arvate Märteniga? Mis draama neil üldse on? Nad vist võtavad seda, et ta jagab, vaata ta kirjutas ju need raamatud. Okay. Et ta jagab neid nagu peatükkide kaupa, aga see on ta tasuline blogi ja siis inimesed on nii kettas, et kas te olete koos või te ei ole koos või. Minu lahendis on see, et kui te tahate neid vastuseid teada, siis mina esimesed ta saatis mulle teise massin. Lugesin need läbi ja ma sain kõik vastused kätte, nii et selles suhtes. Jah, turunduslikult väga tark, et ta neid niimoodi siis paneb osade kaupa. Ja mina ei tea, mina olen esimest lugenud, mulle meeldis see ja teist ma ei olegi lugenud. Nii et ma ei tea, millest täpselt räägitakse. Kes on videograafiks, seda mõtlesin mu vend ja kas on sisulooja ka? Jah, läbi lensi tuleb meile siis mingit sükest sisu tegema. Mis on minu jaoks tegelikult mega raske, sest ma tavaliselt ise olen läbi lensi. Kas sinu juures Maril ei ole oma tuba? Mille järgi valisite, kes saab toa ja kes mitte? Maril on oma tuba. Ja. Maril on niimoodi, et kui indel lähevad kehvemaks, siis võtame toa ära. Spav keldrisse. Meil on tegelikult isegi üks vaba tuba veel. Ja. Nii et keegi saab siia kolida veel, Rikki või siis mõni suurem laps. Kas said kunagi teada, kuhu siis Triinu Liisi kassid kadusid? Kõik said teada, nad andsid varjupaika. Tähendab, mitte Triinu ei andnud, vaid tahtsin öelda austraallane oli ta, jah.
kas kõik BSA draamad on nüüd avalikkuseni jõudnud või on midagi mahlast veel ootel? Mul on see, et mul sõbrannal oli üks fake konto, millega me siis vaatasime, tähendab nagu me kõik kasutasime ühte seda sama kontot, millega me vaatasime siis neid inimesi, kes on meid ära blokeerinud. Ja Brigitte blokeeris selle konto ära, ma ei tea, miks ja kuidas. Ja mu sõbranna tegi küll uue, aga ma ei ole viitsinud isegi siin sisse logida, tead, kui hea lihtne elu on. Sest et midagi temas trigerdab mind kogu aeg, aga kui ma ei näe, ma ei kuule, mul ei ole õrna, ma ei tea mitte midagi, mis ta teeb ja seetõttu see ei saa ka mind ärritada. Küll aga ma räägin teile, et vaata see kompromiss, mis meil oli, on ju. Ma täitsin tema kompromissi soovi nii-öelda, siis tema advokaat saatis umbes sükse kirja, et oleme nõus kompromissiga juhul, kui mingid süksed punktid on täidetud, seal oli see, et blogis tuleb midagi maha võtta, ma pean vabandama ja et mina pean tasuma tema advokaadi kulud, mis olid 4000 pluss eurot. Ja nüüd on päeva küsimus. Mis on teie meelest tõenäolisem või naeruväärsem? Et kas see, et Brigitte päriselt kulutas 4000 eurot, et minna mingi väikse solvumise pärast kohtusse, sest ma ei usu seda, ma arvan, et ta valetab. Või et ta valetab kohtule seda summat. Mõlemad on päris napakad, aga tead, vahet ei ole, praegu nüüd ongi vist see, et kuna minu meelest ta ei vastanud veel õigel ajal kohtule ka, nii et võib-olla see läheb siis kohtusse, ma ei tea veel. Aga nii kauaks pole minu probleem. Kas pulmas on lastele eraldi tegevused plaanitud, näiteks mingid mängud, või nad lihtsalt chillavad igal pool? Minu peres pole see tava, aga olen käinud paaris pulmas, kus on lastele eraldi hoidja ja mängude korraldaja kutsutud. Tead, ma korraks mõtlesin sellele, kes ma unustasin ära ja ei ole. Aga lapsed ei ole, nagu ma arvan, see pulmas nagu nii kaua ka, et plus suuremad kindlasti, aga suuremad. Neil on fun nagu nii, vaata. Pisikestes on ju Marta, Lende, Luulu. Ja suuremad juba toimetavad nagu nii ringi. Jood täis ennast juba. Salaja võib-olla. Kas pulmakimbu säilitamisele mõtleksite? Säilitan eksplosiidi vaigu pulmakimpu ja saaksite enda ilusa kodusistustuselemendi. Mina arvasin, et pulmakimp viskan minema, mitte nagu minema, ma viskan kellelgi ja selle keegi püüab seda. Ma ei saa ju pärast tagasi küsida seda. See oleks imelik küll. Kas Märtini eks on teie abiellumise kohta sõna võtnud? Ja ta ütles, et see on väidetavalt või ma ei tea, ütles, et see on rõve. Seda ta ütles su 4-aastasele pojale? Seda mu 4-aastane poeg ütles, et midagi rääkisime siin, küsisid, millal te abiellute või kas te abiellute ja siis kui ma ütlesin, et ma väga ootan, et ma Maljuga abiellun, siis ta ütles, et see on rõve. Tema meelest on see rõve. Ma küsisin, miks ta nii arvab, siis ta ütles, et aga emme arvab ka ja siis tema arvab ka nii, et emme ütles, et see on rõve. Nii et ju siis see on rõve. Kuidas Märten Kardosse suhtub? Kas temal on ka nii jokk läbisaamine Kardoga kui sul? Ma suhtun Kardosse väga hästi, ma arvan, et ta on väga hea isa, ta tundub väga fun ja tore inimene. Aga ma ei ole temaga suhelnud, vaata niimoodi üldse. Te ei ole nagu eriti palju kokku puutunud. Ma olen sünnal vaata kunagi näinud ja ega ma olen enne näinud teda ainult läbi sotsiaalmeedia ja nii palju, kui ma näiteks Mariga räägin või lastega, et nad väga arvastavad enda issit ja siis ma arvan, et siis ta on järelikult midagi õigesti teinud. Kas loomaaedade pidamine, see tähendab loomade vangistuses hoidmine on õigustatud, põhjendama arvamust? Teoreetiliselt ma tahaks öelda, et ideaalses maailmas võib-olla mitte, aga ma olen aru saanud, et paljud loomad, et need ei eksisteerikski ilma loomaaedadeta, mingid, ma ei tea, välja suremisohus liigid, vaata. Ja teine asi, et mida nende loomadega siis teha, kes juba praegu loomaaias on. Sest ma arvan, et miskipärast väga massiliselt vist uusi loomaaedasid ei tehta, aga kui juba loomaaed on, siis sa ei pane kõiki loomi magama, et selles suhtes külastage ikka ja aga tegelikult on päris haige mõelda, kui ma alati mõtlen selle peale, et kui ma oleks ise seal väikses puuris, mõtled terve oma elu, sa oled ja käid seal ringi ratast. Need loomad on ka sündinud sinna. Ei, ma tean, aga see ongi absurd, vaata, tegelikult. Palju teil külalisi pulma tuleb, kus pulmad toimuvad? Külalisi tuleb täiskasvanuid umbes 70 pluss siis lapsed. Kas Märtini podcasti osasid ka veel tuleb? Võiks tulla? Tuleb küll, kui mul on aega selleks. Kui mina oma kõik nõudmised ära lõpetan. Ei, tõesti, ma tegelikult tahan teha ja mul on nii äge, et mingi story peale ka keegi kirjutas juba ja pakkus kedagi, kes võiks tulla, mis oli väga huvitav, üks biohäkker. Ma tahan teha, ma tahan salvestada mingi aeg nüüd suve jooksul episoodid ette ära.
aga ma pean aega lihtsalt leidma selleks. Kuidas tunned, kas Märten on sinu karjäärile andnud suure tõuke edasi? Kindlasti, nagu 100%. Prenup, kas tekitas pingeid? Meil ei ole prenup. Meil on ju, lahusvara ongi prenup. Ei, prenup on see mingi leping. No see põhimõtteliselt on sama ikkagi. No meil ei ole. Me ei taha kumbki teineteise vara ja nii on kõige õigem. Ma arvan, täiskasvanud inimesed, kes abielluvad päris armastusest, ei peakski teineteise varale nii-öelda kandideerima. Täna just teie YouTube'i videot vaadates tekkis üks küsimus ja sain nüüd selleks ideaalse võimaluse. Kui paljud võõrad inimesed on tulnud teile aia taha kollitama või ukse taha ennast külla kutsuma, kui üldse on olnud selliseid olukordi? Vastus on, ei ole kunagi olnud. Ei ole tulnud, jah. Et jah, see oleks väga weird. Pulmabänd on kes ja palju maksab? Pulmabänd on The Reminders. Minu isa mängib muidu seal, aga Pulmas ta ei mängi trummi. Pulmas ongi asendaja. Üli äge muss on neil. Vaata, nad olid teil sünnipäeval ka ja tõesti mega vibe oli. Mida teha olukorras? Oled kutsutud suve lõpus Pulma. Pruut mainib mitmeid kordi, kuidas nad ühe inimese eest pea 1000 eurot maksavad ja ootavad, et külalised tooksid alates 300 eurot nägu. Kas selline käitumine on normaalne? Muidu tore inimene, aga see tundub nagu väljapressimine. Mina arvan, et see ongi väljapressimine. Tead, minu käest on mitu inimest küsinud, mis te kingituseks tahate. Ma lihtsalt ütlen, aga meil ei olegi kingitust vaja. Nagu... Ma mõtlesin, et sa kõigil on 300 eurot. Ei, ma lihtsalt ütlen, meil ei ole päris selles suhtes midagi vaja. Meil ei ole jah midagi otseselt vaja, aga see, et vaata, mina vastaksin siin niimoodi, et kui keegi hakkab suruma, et ma olen maksnud per külaline 1000 eurot, on ju, siis sa oled natuke üle oma võimete pidu pidanud. Kui sa ajab sind ohkima. Jah, et kui sa ajab sind nagu ohkima, siis see ei ole su külaliste probleem. Et ma kujuta ette ka, et pead mingi 100 000 eurose pulma maha ja siis enne ütled kõigile, kuule, et too vähemalt tonn. Nagu, see on haige. Ma ei tea, minu meelest pulmad ei tohiks olla, pulma minnes ei tohiks tekitada oma sõpradele sellist tunnet, et nad hakkaks kahtlema, et kas ma üldse saan tulla või et mingi mina arvan küll, et kes tahavad mingi ümbriku kinkida kinkigu, aga ega ma neid just seal nagunii ei hakka mingi avama või ma ei tea, mis see. Näiteks kui ma Andra Pulma läksin, ma võtsin kaardi, panin sinna raha vahele, ma ei pannud sinna nime ega midagi, mitte nüüd sellepärast, et ma oleks mingi 10 euri sinna vahele pannud, aga lihtsalt ma tundus, et mis vahet seal on, nii see kaart visatakse. Ma ei tea, võib-olla teised ei viska, ma ütlen kohe ära, et suht kindlasti viska. Me ei taha ühtegi lillekimpu näha, me ei taha ühtegi vaasi näha, kuigi me vaase armastame. Ja me ei taha ühtegi rösterit näha. Me ei taha üldse midagi näha, mis me peame kaasa võtma sealt. Palju kulub kuus kasside söögi peale? Ausalt, ma ei tea, sest et ma tellin Soo Plussist ja vahepeal jooksvalt poest ja ma ei oska nüüd kokku lüüa. Sorry, siin mingi korduvad küsimused, kas PSA kutsusid Pulma? Kindlasti. Mitu kassi WC-d teil on? 1, 2, 3, 4 tükki. Ja Maridas on ka 5. Kust saate raha, et kogu aeg uusi asju osta, tööd teeme? Mis ei saa arvata, kust seda veel saab? Kui kaua olete koos olnud? Aasta ja 8 kuud. Mis sa Pulma kingiks tahaksid? Seda juba ütlesin. Munnigi. Kui pikad olete? Mina olen 1,69 m. Ma olen 1,81 m. Kui palju teil tube majas on ja kuidas teil laste jaotus? Kokku teil vist 8 last, kas kõik korraga on teil olnud? Kõik ei ole, meil on 7 on olnud, jah. Tube on piisavalt 5, 8, 9 või? Vaata. 8. 8. 8, jah. No tehnoruum ka. Mis oli see hetk, kui saite aru, et tahate abielluda? Suht kohe. Märten ütles mingis podcastis, et talle ei meeldi loomad. Kuidas järsku meeldima hakkasid? Kus sa seda ütlesid? Ma olen võib-olla öelnud, mulle ei meeldi koerad. Koerad tõesti, ma ei saa öelda, et mulle ei meeldi loomad, aga ma väga armastan kanu, ma väga armastan kasse. Mulle ei meeldi siuksed loomad. Paremad, kes ei käi väga pinda, saavad ise hakkama. Mallu, kas sa hoomad, kui suur influkas sa oled? Sa näitad lillevaasi ja järsku on kõigil seda vaja. Inimesed nagu segased selle lillevaasi järgi. Crazy. Aga see on ilus vaas. See oli väga äge vaas. Hea hinnaga, ilus vaas.
siukses poes, mis on paljudes kohtades kergesti kätte saada. Aga tegelikult sa oled äge influkas, seda ma näen ju kõrvalt ka lihtsalt sellepärast, et sa oledki nagu ehe. Praegu ka, meil on üks asi, meil kunagi siin saadeti mingi asi, ma küsisin ka, et kuule, kas me ära ei peaks seda tegema ja siis ta ütles, ma ei ole suutnud otsustada, ma tahan kõigepealt näha, kas see mul päriselt meeldib. Mul on nagu mingite asjadega see, et see asi peab mulle päriselt meeldima, sest siis ma saan teile päriselt ausalt öelda ja ma ei pea mõtlema, et mõtle nüüd ta läheb ostab ja talle ei meeldi. Et kindlasti on mingid asju, mis mulle väga meeldivad ja teistele kõigile ei pruugi meeldida, noh, see on paratamatus. Aga kui ta juba mulle ei meeldi, siis ma ei saa öelda, et tegelikult meeldis. Et see asi, millest Märten räägib, ma hakkan seda ka otseselt välja tooma, aga ma ütlen, et see on päris kallis asi. Ja noh, lisaks sellele tootele nad olid loomulikult nõus peale maksma, aga mul on niisugune tunne, et ma peangi neile kirjutama, ütlema, et ma ei tea, kas meie oleme lollakad ja me ei oska seda kasutada või see ei ole nagu mingi asi, mida ma saaks promoda, sest ma ei tahaks, et inimesed kulutaksid nii palju raha ja siis ei saa nagu seda, mida nad soovivad. Kas sa ei karda, et Märten võib sul naha üle kõrvade tõmmata kohutavalt korda? Kohutavalt. Togisid mind küünalnukiga. Ei togisin. Värgis. Palun ütle, millal teil see pulm toimub pühapäeval? Miila, palun ole tasa, ausalt. Appi, kui palju neid küsimusi on. Äge ju. Mitu aastat peate ma laenu tagasi maksma, mõtlen maja laenu ikka 30 aastat nagu Eesti inimene. Mitu looma teil on? Ma ei oska ise ka 15 kana, 9 kassi, 2 jänest, 2 hamstrit. 8 kassi. Ja Miila. Ja üks läks ja Miila ka veel. Hamstrit ka. Lugesin 2 hamstrit ka. Kuidas sul tervis nüüd on? Kas sa oled borrelioosi testi vastuse saanud? Tead, ma kunagi teen sellest oma tervise asjast täiesti eraldi YouTube'i episoodi. Ma arvan, et see on nii pikk jutt, et ma ei viitsi siin ajada. Kas jagate pulma asju ka, pilte ja videoid? No ikka jagame. Kas sa mõne oma jälgijaga oled lähemalt sõbrustama hakanud? Jaa, Kristina näiteks. Ja kusjuures mul on näiteks niimoodi, et Andra näiteks. Enda esimese raamatu ajal ma sain endale ühe internetisõbra, kellega kasvas mul välja nii vahva suhtlus, et ta käis mu poissmeest õhtul isegi ja tuleb pulma. Aga sul samamoodi, Andra on ju sul samamoodi tegelikult siuke sõbra. Enamus sõbrad on internetis. No. Kas teil Kristinaga plaanis kuskile gruppi minna ka salajutu raames, siis väike teacher roll? Kristina vist läheb, ma ei ole siuke vend, ma ei taha gruppi minna. Kuidas sa aru saite, et soovite koos olla ja uuesti proovida peale suurt tüli, mis teil oli? Läksime teraapiasse, arutasime sotid selgeks. Küsimust ei ole, aga sooviks lihtsalt tänada selle eest, et selles filtreid täis maailmas oled suutnud jääda iseendaks ning jagada oma elu täpselt nii, nagu see on. Tänan, et näitad päris elu, mitte ajakirjaga vanepilti. Palju rõõmu ja armastust teile. Nii äge. No, ma tänan. Halb impossible pulmakink oleks, mis? Langevarju hüppe. Ja, mingi... Kuumahupalli hüppe. Ja, mis veel võiks olla siuke... Padelimäng. Tenniseturniir. Ühtegi looma ka ei taha, et keegi tooks. Ei taha, ise tahan valida kõik. Ja... Kõik asjad, kus peab midagi tegema, nagu me tahame ise otsustada, mis me teeme. Midagi ei taha teha. Kus kihlusite? Ühe korra Soomes hotellitoa ukse taga ja ühe korra siin. Samas laua taga. Kas mesinädalatele ka sõidate? Jaa. Jaa. Lõuna-Itaaliasse sõidame. Kas need salajuttude loo saatjad, kelle loo loete laivis ette, kas nemad ei saa pakikest? Ei. Oota, palju sa siis kuus teenid umbes? Ma ei tea, pole vaadanud. Viimati oli palk ju 3000. Ei, 4000. Ma palka maksan endale 4000 eurot kätte. Seda ma teenin. Firma sissetulek on natuke suurem. Me tahame sind ja Kristinat rohkem näha. No aga iga neljapäev salajutud. Avage silmad ja... Ja kõrvad. Kas sa ei karda, et pärast pulma Märten muutub selliseks nagu kartsid? Milliseks sa kartsid ma muutun? Siis kui me tülli läksime. Okei. Nii nagu muutub, siis lahutame. Jah, nagu sa alati ütled, see on ju 50 euri. Nii, kas vana kodu on üüril ja palju üür on? Kas saad sellega laenu makstud? Saan küll.
kui tõenäoliselt saaksite Märtiniga veel ühe lapse ja siin on A väga tõenäoliselt, B pigem, C võib olla, D vähe tõenäoliselt, E kindlasti mitte, vastus on E jah, kindlasti mitte. Millal kitse võtate? Mitte kunagi, ma ei taha, et mu aed ära süüakse. Peale seda, kui sa oled hakanud rohkem raha saama, siis sa käitud sotsiaalmeedias oma jälgijatega väga halvasti. Ära unusta, et nendeta ei oleks su raha ega kuulsust. Basic austus võiks säilida. Ma nõustun 100%, ma arvan siiski, et ma ei käitu kellegagi väga halvasti, aga ma tahan lihtsalt, et sa paneksid korraks ennast minu olukorda. Ma ei tea, kes sa oled, aga ma arvan, kui sa Instagramis selle lingi leidsid, ma eeldan, et sul on Instagram. Ja kujutad ette, et sa näiteks paneksid pildi enda elutoast, paned Instagrami. Võib-olla seisad isegi seal ja siis kirjutab sulle 300 inimest, kes on täiesti võhivõõrad sulle. Ja hakkavad ütlema, milline peaks olema su elutoa diivan? Kas sa oled mõelnud oma elutoa diivanit välja vahetada? Kus sa selle vaiba said? Palju kardinad maksid? Kus lapsed on? Kas sa täna mingi teisi pilte ka postitad? Ja siis annavad mulle nõu, mida ma ei ole soovinud. Selles suhtes ma saan aru, kui ma küsin midagi, siis on fine. Siis ma olen ise selle kurja endale kaela kutsunud. Aga ma arvan, et ei hooma, kui palju ma tegelen debiilikutega. Ja I'm so sorry, aga mõned, ja ma ütlen mõned, sest et valdav enamus mu followere ja jälgijaid on mõistusega, humoorikad ja lahedad inimesed. Aga väga paljud... Kõigepealt olid mõned, nüüd on juba väga paljud. Väga paljud on nagu normaalsed, aga kahjuks leidub nende seas ka no ma ei saa midagi teha. Ma ei saa midagi teha. No palun seletage mulle, kuidas või mitu korda teie suudaksite rahulikuks jääda. Kui näiteks ma panen pildi, hoian käes seda Orbitit ja kirjutan juurde. See on Orbit. Selle ma ostsin Prismast. Siin on link. See maksis 4 eurot ja siis täitub postkast. Kus said? Palju maksis? Kus seda tellida saab? Kas sulle päriselt maitseb? Aga sa päriselt vittu ei taha käia. On, jah. Olen väga vabandust, aga mingid hetked mulle tõesti keevad üle ja mulle tundub, et viimasel ajal need debiilikud kuidagi ronib nagu rohkem ligi. Tõesti, mu followerite arv on kasvanud. Nii et kahjuks need uued on debiilikud. Välja arvatud mõned. Ja üks asi veel, millest inimesed tegelikult nagu aru ei saa, on see, et me ei ela oma telefonides. See, et sa vaatad, et võib-olla mingi 10 storyt tehtud, see ei tähenda seda, et siis ma jään ootama, vaatama, mis inimesed mulle vastavad. Siis sa lähed oma eluga edasi ja siis sa võtad selle telefoni ja siis vaatad, seal on korralikult mingi 200 inimest kirjutavad. Mina ütlen ausalt, mul ei ole nii hull see asi, aga ma isegi jätan oma lastele vahepeal vastamata, sest lihtsalt neid kirju tuleb nii palju ja ma ei suuda ja ei viitsi händida. Mina olen võtnudki selle seisukoha praegu, et ma tegelikult ei taha midagi küsida, sest ma tunnen, et mu vaimne tervis ei pea vastu. Ma ei suuda. Vaata, mulle tundub see, et kui keegi ütleb, et mina olen nagu ülbe või üleolev, siis mulle tundub, et need inimesed ei austa ka natuke nagu minu aega. Et miks sa küsid minu käest, kust mingit asja saada, kui ma olen näiteks öelnud selle toote nime, aga googelda. Et nagu anna linki, aga otsi ise äkki. Et nagu miks mina pean seda tegema, eriti kui me räägime, ma saan aru veel, et okei, koostöö asjad on ju. Et kui ma parasjagu neid asju jagan, okei, obviously ma annan lingi, sest ma tol hetkel nii-öelda töötan selle firma jaoks on ju. Aga see, et sa mingi eeldad, et mul on Google see jaoks, no tegelikult ma ei ole, nagu sorry, ma ei viitsi lihtsalt tegeleda sellega, mul on nii palju muid asju ka. Need on ausalt öeldes on üliisekad inimesed, kes nii kirjutavad sükest sitta nagu päriselt. Vaata, ma saan aru, et sõbranna käest veel, aga vaata, kui mul sõbranna või tuttav või keegi, kellega ma olen Instas nagu rohkem suhelnud, seda juhtub mõnikord ka võõrastega, siis I'm fine nagu. Aga tihti peale inimesed lendavad, linki, mis see on, kust saab, no halloo. Äkki alustame väikse terega, küsime sõbralikult viisakalt. Ma ei ole nagu see, et mul on Instagramis palju follower'e või et sa oled kuskil Instagramis või telekas või ma ei tea, kus näinud on ja see ei tee minust mingisugust, ma ei tea, mis ime inimest. Ma olen täiesti tavaline suvaline kuradi Malle, kellel on täpselt palju sama tegemisi kui sul või tal on ja et ma tõesti ei ole nagu aega otsida mingisugust linke ja siis kui ma ei otsi, siis ma olen ülbe. Võt see jääb ketesse mind. I'm sorry, ja tead, kui keegi nüüd siit vaatab seda ja mõtleb, jah, sa oled ülbe või ebameeldiv, tõmba nahvoi.
nagu vaata, me säästame mõlemad teineteise aega. Mina ei tahagi, et sellised inimesed mind followavad ja sina ei pea ennast kirtesse ajama. Mul tuli selle peale ette kohe nagu see, tahtsin teha selle tõmba nahku peale seda TikToki mikut. Nagu lõks, nüüd tõmba. Nuugid kinni. Saad sulle ma jõua ära. Oh my god. Mis sa rändid nii kaua? Vaadake, mis te tegite inimesega. Nad avasid Pandora lae. Avasid, jah. Aga ma ütlen teile saladuskatte all, et salajuttudesse tuleb uus merch. Seda on ainult 50 tükki. Need on nokamütsid, heleroosad. Peale on kirjutatud eat shit and die. Ja ma ostan kõik 50 ära ja hakkan kõiki kandma igapäevaselt. Oleme oma esimest kodu ehitamas. Maja. Teeme kõik ise. Ehitusest sisekujunduseni. Äkki on nippe või asju, mida kindlasti jälgima ja meeles pidama peaks. Jaa, esimene nipp. Kiida oma meest. Ära ela tal seljas tähtaegadega. Ta teeb kõik su jaoks ära. Kiida oma meest. Teiseks. Ta mõtles nagu nippe sisekujunduses. See oli ka sinna märgitud. Mees ei ole sisekujundus. Ei, aga... Ehituses sisekujunduseni, kas on nippe? Ehituses ongi, kui ta ise ehitab ka veel äkki. Et kiida oma meest. Ära ela seljas. Sisekujundusnipid. Tead, sa ei pea isegi mehe käest küsima. Sinu maitse loeb. Ehita kodu nii, et sulle meeldib. Mida mina ütleks, mõtle hästi hoolikalt läbi, kuhu sa lampe ja pistikuid tahad. Meil on mingid perse täis lampe ja lambikohti, kuhu meil üldse tegelikult lampe poleks vaja, aga sisekujundaja nii selle paika pani ja nüüd mingid juhtmed ripuvad laes ja mingid lülitid, mille ma pole õrna aimu, kuhu need lähevad või mis need teevad. Be careful. Oota, siin on nii palju korduvaid küsimusi. Veel üks asi tegelikult ehituse jaoks oluline. Olge ise kohal, sina või su mees. Isegi kui te palkate mingid vennad tööle, hoidke kätt pulsil reaalselt, see on ka ülioluline. Sa pead ennast näole andma, üliraske on leida väga häid ehitajaid. Ja kui sa ise oled nagu rohkem platsis ja küsid, et miks see pole valmis, millal see valmis saab, mis see on, oled protsessi osa, siis asjad juhtuvad ka päriselt. Mallu, mis sa enda juures teha lasknud oled? Imekaunis, teile ilusaid pulme. Rasvaimu, kõhuplastikad, botoksid. Issid. Jah, issand, kuidas ma armastan nüüd naturaalsiluga naisi. Teate, mis ma tegin? Ma tegin ka botoksit. Elus esimest korda käisin botoksis. Kõige keerulisem asi maja renoveerimisel? Kõige keerulisem asi. Sinu jaoks oli kindlasti ootamine, sa oleks tahtnud kõik kiiremini käiks. No, aga tegelikult oli väga raske läbi mõelda. Ma arvan, et see veevärk ja küttesüsteem, elektrik, kõige keerulisem on leida elektrik, kes teeb asjad ära ja ära jookse ja tõesti, et sa oled ise ka läbi mõtelnud enda jaoks, kus sa tahad kõik pistikud asjad oleks, kogu elektrivärk. Ma usaldasin väga sisekujundajat ja ma ütlen, valdaval enamusel ta andis väga head nõu. 95% ütleme. Aga ongi mõned mingid valgustid, millele mina ei näe nagu mingit pointi. Ja näiteks vannitoas on ju, et mulle tundub, et see kapp on vale koha peal. Ma ei saa väikses vetsus või? Ja võib-olla nagu, ma saan kinda aru, et kui sa uksest sisse lähed, et sa kohe näed seda peeglit ja valamad. Aga minu jaoks nii palju loogilisem oleks, kui ta oleks nagu seal seinas. Aga see on nii väike asi, et see on nagu sai. Aga mulle tundub, et näed, vaata, kuna need esimesed kadusid siit ära. No, aga refreshi nüüd. Ei, ma ei saa refreshida, siit ei tule niimoodi. Aga ma mäletasin siit algusest ühte küsimust, et keegi küsis, et kuidas üle saada sellest ebakindlust tundest, kui sa tead, et Märtenil on enne sind olnud tähendusrikkaid suhteid. Esiteks, mul on väga keeruline sellest küsimusest aru saada. Ma ka ei saa aru. See on mulle tundub natuke siuke paljaporgandi probleem, et sa oled enne mind kedagi armastanud või. Minu meelest elu ongi siuke hästi muutuv asi ja kõik see, kes me praegu oleme, on tänu mingitele sündmustele ja inimestele, kes on meie eludes olnud. Et me ei saa ju võtta täiskasvanuna endale partnerit ja eeldada, et ta on siis terve elu üksi olnud või miks ma peaksin olema armukade suhete peale, mis on otsa lõppenud. Ma saan aru, et ma oleks ta kuskilt suhtest ära napsanud, et siis ma ei tea, jääd kuidagi mõtlema, aga need suhted on ju läbi saanud mingi põhjusega, et on need naised maha jätnud või need naised on teda maha jätnud, mina ei tea, mis pidi, on ju. Et mis mul nende peale armukada olla on, et nad ei ole ju koos enam ja arvan, et samamoodi ka teistpidi,
loomulikult ma olen enne Märtenit teist meest armastanud, aga ma arvan, vaata, see ongi huvitav, et nagu ma Peebule ka täna ütlesin, täna ma tunnen, et ma olen siukses küpsusastmes ja sellises vanuses ja sellises kohas, kus ma päriselt tahan abielluda, nii nagu see peakski olema see nii-öelda see esimene kord. Aga seda ei saaks olla, kui mul poleks olnud neid eelmisi suhteid ja kõike. Ja sul samamoodi, sa oled arenenud selliseks inimeseks, nagu sa oled tänu kogu selle pasa, mis sa oled läbi käinud. Täna sa tead. Et lihtsalt see, mis meil enne oli, see oli enne ja see meid mingil määral on kujundanud, aga kui keegi on selliste asjade peale armugade, siis shut the fuck up, kasva suureks. Ma arvan, et ta ei olnud vist, et ta ise pole nagu sellest ebakindlusest üle saanud. Ma arvan, et mõtlegi siis selle mõttega, et kui su mees jubedalt oma eelmisi naisi tahaks, siis ma arvan, et siis ta oleks ka oma eelmiste naistega koos, mitte sinuga koos. Et ma arvan, et kui sa ise nagu üle mõtled siukseid asju, siis sa teedki suhtes nagu lööd siukse mingi mõra sisse, et kui sa paned üle ja kogu aeg süüdistad teist, et sa raudselt tahad temaga olla, siis see juhtub ka suga lõpuks. Ja, sest ma ütlen ausalt, siis see mees väsib sellest huinjast ära, tal ei ole seda rahu enam sinuga ja siis ta läheb otsib kuskilt mujalt midagi, kes teda täidaks. Võt. Ühesõnaga, sellised olid meie küsimused ja vastused ja mulle meeldib see, et enamus ajast ma räntasin selle üle, ma vihkan kõike mu follower'e. Ma loodan, et te tegelikult sellest aru saite. Enamus teist on ülinormaalsed, aga te vaadake internetis ringi ja te näete, et need debiilikud on igal pool ja mõnikord nad kahjuks jõuavad ka minu Instagrami ja YouTube'i ja TikTok'i ja blogisse. Aga pole hullu. Aga vähemalt mitte ukseda. Ja elame edasi. Tunneme ennast hästi ja loeme selle nüüd üles ja mina saan lõpuks lugeda edasi Germo Mölderi ja Diana Klassi abielust. Tavai, mul siuke pissikas ka, et musi, kas sa teed need? Ei, mina ei tea midagi süüa teha. Miks? Söö seda juustu saia. Krevetid haisevad kapis reaalselt. Söö siis neid. Palun, pane need panni peale ja tee ära. Need on keedu krevetid. Sa keetsid ära need juba? Muidugi. Ma nasisin neid. Panen see kinni, me oleme 2 küla ollu.